Nii, ja nüüd tervitame teid juba ka meie kommentaatori telgist. Esiliiga järjekordne voor meie ees algamas on ja selline meeldivalt õhtune prožektori valguses mäng, mida Eestis nagu väga tihti ei saa. Kell 8 on ikkagi harjumatult hiline kellaaeg mängu alguseks. Tauno esimesse poolde kala läks, lendab kalast üle, Roots pikendab, pall endiselt värava ees lahti, surutakse löögile, ei pääseta korralikult, kuni lõpuks FC Tallinna mehed klaarivad. Nagu on selline luksus nagu Taia Tõniste küljeaut olemas meeskonnas, siis on Pats seda mitte kasutada ja kala nüüd pikendab hästi ka. On ootlik, Viira pääseb löögile, Liiker võtab selle alt nurgast ära. Pigem vist oli, jah. Mängib juba lühidalt, FC Tallinn selle palli mängu uuesti Dmitrijev, paneb Dmitrijev päris värava peale ka, seal on Velko kaitsjad olemas. Ugra ebaõnnestunud võtab selle palli omaks, tuleb teisest lainest löök väga ohtlikult Hansmanilt, aga teeb Markus Agarmaa korraliku tõrje. Ta ei planeerinud sinna oma ääre peale vist avada seda söötu, vaid eelmisele mehele, aga saab hästi Velko palli kätte ja on juba kastis ka. Laasner lööb ja tuleb! Ja kui kusagilt pojalt ei tule, siis sealt ikka Kello Laasner viib Velko 1-0 juhtima ja näitab sõrmega, mida ta armastab, ehk siis Velko klubi. Ja ikka Kello Laasner ka ikkagi muljet avaldab, kuidas ta neid palli ikkagi paigutab siin. Uuesti on Riiko Veensalu paremal äärel saadaval on, Tõniste talle ka selle söödu lükkab. Veensalu võtab keskele, siit võib ka löögile minna vasakuga. Otsib vist lööki, ei. Otsib söötu ja leiab selle söödu ja Laasner uuesti. Ja selle nüüd saab kätte Liiker. Lõpus. Mängu alguses vist oli vähe selline nagu lihtsalt aeg-ajalt natukene midagi tuli, aga praegu on see ikkagi sadu, mis kui sadu on ja tuleb eevalt. Ootlik löök Mägilt. Surav lõhk ka veel sisse. Kas on ka Viilov asemel? Jah. Ja et äkki siis mõeldi, kas saab, ei saa ja ikkagi ei saanud äkki. Jah. Tahaposti otsitakse ja see pall on sees või ei ole. Tundub, et ei ole, mäng jätkub. Põrkas see küll pikalt seal joone peal. Ja pigem jah, põrkas välja. Söötu kätte Viira. Vasakule ära ootab Sossi, mitte Sossi, vaid Mõttus söötu. Mõttus saab palli jalga. Aga kohe on toetus olemas. Läheb löögile ja lähebki ja paneb selle palli, aga liiga värava peale. Ja teisest lainest tuleb maailma kõige kohmetum värava tähistus Uku Malkilt, aga värav on värav. Hea vahetus. Hea vahetus. Hästi vigastada saadud Mark Vilja Mugalt. Aga ja noorpoisi vist ehmatas ka ära, et mulle ei meenu, mis see 80 minut. Särgiga pall puhtaks ja pikk pall. Tuleb sinna kala peale, kala pikendab peaga. Mitte Hoffmann, aga kõlab ja tulebki ja Uku Malki teine või? Kõik läheb Laasneri juurde, kes äkki siis Laasner? Laasneri puude, aga lööja vist oli Malki. Aga igatahes 3-0 on tablool ja Velko nüüd otsustas küll selle mängu ära. Ja siis ju Malkile värava sööte. Vaatame kohe, jõuab see ka meil. Väga tugevalt surub praegu siin Velko ja saadaksegi pall kätte. Ja Kello Laasner ja see on kübaratrikk. See on kübaratrikk ja võib laulda küll siin Velko staadionil selle mehe nime. Nüüd on siis 15 mängu ja 16 säravat. Jah, üle ühe. Üle ühe per mäng ja see on uskumatu mees. Uskumatu. Sossilt natukene sellist Yoga Bonito liigutust ka. Mõttus, siit võib löögile minna küll. Mõttus läheb ise veel. Mõttus on kastis. Otsib tagumist risti ja paneb hoopis esimesesse alla. Keha pani küll korraks nii, et hakkab siit keerutama tagumisse, aga pani hoopis alla vasakule. Aga napil. Ja sellega on ka kohtumine lõppenud. 4-0. Velko võidab FC Tallinnat ja neist 4 väravast 3 kirjutatakse liiga parima väravaküti Kello Laasneri arvele. 4 siis debutant Uku Malki.